Lahekriis on jõudnud veelgi tõsisemasse punkti ja täna, teisipäeval 21. aprillil 2026 on kogu tähelepanu ühel laeval, mis on nüüdseks saanud millegi palju suurema sümboliks. Iraani kaubalaev Toska võeti Ameerika Ühendriikide vägede poolt kinni ning selle ümber kasvav kahtlus on plahvatusohtlik. Laev ei vedanud tavalist kaupa, vaid esemeid, mida Washington peab kaheotstarbeliseks materjaliks, millel võib olla väärtus Iraani sõjamasinale. Samal ajal on operatsiooni õhuruum endiselt aktiivne. Lennukid, õhus tankimine ja õhuplatvormid on valmisolekus. See, mis näis olevat lihtsalt järjekordne merel toimunud vahelevõtmine, on nüüd muutunud karmiks sõnumiks Iraani režiimile. Iga katse piiramisest läbi murda võib lõppeda paljastamise, kinnipidamise ja veelgi suurema survega. Kõik toimus otsekoheselt. 19. aprillil Araabia merel peatas USS Pruance laeva Toska, kui see liikus kiirusega 17 sõlme Bandar Abbasi suunas. Ametliku keskväejuhatuse aruande kohaselt sai meeskond 6 tunni jooksul mitu hoiatust ning neile teatati, et nad rikuvad Ameerika Ühendriikide kehtestatud blokaadi. Kuna käsku ei täidetud, andis hävitaja korralduse masinaruum evakueerida ja tulistas mitu korda oma 5-tollise kahuriga, et laeva jõuseade rivist välja lüüa. Pärast seda läksid 31. ekspeditsiooniüksuse merejalaväelased kaubalaevale ja võtsid selle üle kontrolli ning alus jääb Ameerika Ühendriikide valve alla. Otsekoheselt anti hoiatus, keelduti kuuletumast, tulistati ja laev vallutati. Ühel pool Ameerika Ühendriigid, kes kasutavad mere- ja õhuväge, et hoida jõus blokaadi, mis on juba piiramas Iraaniga seotud liiklust. Teisel pool Irisli laev, Iraani laevandusettevõte, millele Ameerika Ühendriigid on alates 2019. aastast sanktsioonid kehtestanud seoses selle sidemetega Iraani režiimi hankeagentide ja ballistilise raketiprogrammi tarneahelaga. Reuters teatas, et julgeolekuallikate hinnangul vedas Toska tõenäoliselt 2-kordse kasutusega esemeid pärast Aasia kaudu kulgenud reisi. Keskväejuhatus ise oli juba varem loetlenud metalle, torusid ja elektroonikakomponente materjalidena, mida saab kasutada nii tööstuslikult kui ka sõjaliselt. Lihtsas keeles öeldes ei kahtlustata tavalist kaupa. Kahtlus puudutab tundlikku materjali, mis aitab režiimil piiramisolukorras ellu jääda. Just siin muutub see fakt oluliseks. Iga konteineri lõplik sisu, laeva käitumine, selle marsruut, ajalugu ja esialgne hinnang merendusallikatelt viitavad sellele, et tegemist on strateegiliseks peetava kaubaga. Toska tuvastati Hiina Taigangi sadamas 25. märtsil. Seejärel läbis ta Kaolani Hiinas ning laadis veel konteinereid Malaisia Port Klangi lähedal, enne kui ilmus Omaani lahe piirkonda, juba täis laadituna. See aitab vastata küsimusele, miks toimus vahelt võtmine. Washingtoni jaoks polnud see lihtsalt kaubalaev, mis üritas Iraani territooriumile siseneda. See oli võimalik varustusahela Aasiast keset kriisi, millel oli potentsiaal tugevdada Teherani sõjalist struktuuri. Selle loo asukoht on otsustava tähtsusega. Laev peatati selles vööndis. See piirkond ühendab Araabia mere Omaani lahega, juba tundlikul teljel, mis varustab Iraani sadamaid ja on seotud Hormuzi väina kriisiga. Alates blokaadi algusest pole piiramine enam olnud pelgalt retooriline. Keskväejuhatus ütleb, et enne Toska hõivamist oli juba 25 kaubanduslaeva sunnitud tagasi pöörduma. Reuters registreeris samuti 23 ümbersuunatud laevablokaadi varasemas ülevaates. See näitab, et Toska hõivamine polnud üksik juhtum. See oli hoopis kõige agressiivsem episood juba käimasolevas operatsioonis. Meri on muutunud otsese survevahendiks. Need, kes nüüd üritavad jõuga läbi murda, teavad, et neid ei pruugita ainult hoiatada, vaid ka tegelikult peatada. Aga mis saab liikuvatest hävitajatest? Õhuoperatsioon jätkub ja on hästi dokumenteeritud Ameerika sõjaväe enda poolt. Operatsiooni Epic Fury ametlikul lehel on näha pidevat lennutegevust, kus F-35B tegutsevad USS Tripoli pardal 6 päeva jooksul. Aprillis said F-35A ja F-15E KC-lt kütust ning USS Abraham Lincolni pardal toimusid pidevad õhuoperatsioonid. Keskväejuhatuse meediakeskus ise peab viimaste aegade arvestust õhutõrje, õhus tankimise, merel patrullimise ja operatsiooniga seotud lennukite ümberpaigutamise kohta. Teisisõnu, samal ajal kui Toskat läbi otsitakse, on õhus selge sõnum – valmisolek.
taevas on endiselt liikumises, sest blokaadi ei hoia üleval ainult laevad. Seda toetab täielik sõjaline struktuur, mis on valmis vajadusel pinget tõstma, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Millal see lugu jõuab kõige delikaatsemasse punkti? Just täna, 21. aprillil. Sest relvarahu tähtaeg hakkab läbi saama ja Toska tabamine on sattunud läbirääkimiste keskmesse. Reuters teatas, et Teheran hakkas positiivsemalt hindama osalemist kõnelustel Pakistanis, kuid lõplikku otsust pole veel tehtud. Sest blokaad on endiselt keskne takistus. Sama raporti kohaselt oli J.D. Vance veel esmaspäeval Ameerika Ühendriikides. See tekitab ebakindlust diplomaatilise vooru suhtes. Ja Pakistani protsessiga seotud allikas väitis, et vaherahu aegub Ameerika Ühendriikide idaranniku aja järgi kell 8 õhtul. See vastab Greenwichi aja järgi südaööle ja Iraanis neljapäeva hommikul kell 3:30. See tähendab, et täna on päev, mil poliitiline pinge põrkub nüüd lõplikult kokku sõjalise pingega. Iraani režiim reageeris, nimetades seda tegu ebaseaduslikuks ja nõudes laeva, meremeeste ja pardal olevate perede viivitamatut vabastamist. Hiina avaldas samuti muret sunniviisilise kinnipidamise pärast. Samuti rõhutas ta taas vajadust säilitada relvarahu ja tagada Hormuzi väinas normaalne laevaliiklus. Kuid see välismaine rahulolematus ei muuda Teherani jaoks probleemi tuuma. Kui kahtlus lasti suhtes süveneb ja kinnitust leiab, ei ole kaalul enam ainult merendusjuhtum. See tähendab tundliku marsruudi paljastamist, mis on seotud juba sanktsioneeritud struktuuriga, pärineb Aasiast ja katkestatakse just siis, kui režiim vajab kõige rohkem hapnikku. Just sellepärast on see juhtum nii kaalukas, sest see mõjutab korraga logistikat, usaldusväärsust ja täiendamisvõimet. Liiklusväinas on taas peaaegu seiskunud. Ainult 3 laeva, mis registreeriti 12 tunni jooksul, mis on tavapärasest palju vähem. Kui sellises olukorras võetakse kinni üksainus Iraani kaubalaev, tõlgendab turg seda kui märki, et kriis pole vaibunud. Vastupidi, piiramisrõngas tõmbus koomale. Lõpuks usub Washington, et on leidnud sealt olulise tee, et varustada Iraani keset kriisi. Toska ei saanud uudiseks ainult sellepärast, et see kinni võeti. See sai uudiseks, sest selle arrestimine viitab millelegi suuremale, ebamugavamale ja ohtlikumale. Võimalus, et varjatud mehhanism tõmmatakse jõuga pimedusest välja